Trump võttis just vastu otsuse, mis seab Kuuba kokkuvarisemise äärele. Sellel teisipäeval 2026 aasta 19. mail ilmub Havanna maailma ette, saades humanitaarabi Mehhikolt ja Uruguaylt. Samal ajal kui Washington karmistab survet ametivõimudele, varustusahelatele ja liitlastele, kes üritavad veel diktatuuri elus hoida. Kuuba saab teravilja, piimapulbrit ja hügieenitarbeid, sest režiim ei suuda enam oma rahvale isegi kõige põhilisemat tagada. Ja just siin muutub Trumpi surve veelgi tugevamaks. Trumpi käik on brutaalselt lihtne. Enne kui ta lasu teeb, paneb ta Kuuba kaotama energiat, kaotama jõudu, kaotama kaitset ja kaotama kontrolli oma enda elanikkonna üle. Ja kui kommunistide juhitud saar vajab välismaist laeva, et tagada esmatarbekaupade olemasolu, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid sihivad selle sõjalist ja poliitilist eliiti, saab sõnum Diaz-Canelile ja vanadele kastrismi nimedele selgeks. Või annab Havana nüüd alla või võib iga uus elektrikatkestus saada selleks viimaseks tõukeks, mis viib palju jõulisema Ameerika sekkumiseni. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Uussaudusveessuse standardil Milson Alvesi. ASEAN Katra laev saabus Havanna lahte tuues umbes 1000 kuni 1700 tonni varustust, mille saatsid Mehhiko ja Uruguay. Ametlikult on see humanitaarabi, poliitiliselt on see kokkuvarisemise märk. Diktatuur, mis aastakümneid müüs vastupanu kuvandit, sõltub nüüd välisabist, et leevendada esmatarbekaupade puudust. Selle abi saabumine toimus samal ajal, kui pinged Ameerika Ühendriikidega kasvasid ja see detail muudab kõike. Havanna püüab näidata, et tal on endiselt sõpru, kuid maailmale paistab pilt saarest, mis on nurka surutud, kus on elektrikatkestused, kütusepuudus ja majandus hingitseb. Trumpi samm, mis seda tõlgendust võimendab, seisnes energiasurve kasutamises poliitilise relvana. Pärast Nicolás Maduro kukutamist Venezuelas hakkas Washington sihtima nafta saatmist Kuubale, jättes režiimi ilma allikata, mis toetas osa saare sisemisest masinavärgist. Associated Press teatas, et raskused süvenesid pärast peamiste Venezuela naftasaadetiste katkemist ja Ameerika ähvardusi nende vastu, kes varustasid Kuubat. Tulemus on otsene, puudub bensiin, puudub elekter, puudub stabiilsus ja režiimi sees valitseb hirm. Kuubat ei kohelda nagu tavalises kriisis olevat riiki. Teda koheldakse kui vaenulikku jõudu Kariibi mere piirkonnas, mis on Floridale liiga lähedal. See on liiga tähtis, et seda eirata. Trump on juba aru saanud, et režiimi murdmiseks ei pea alustama tankidega tänaval. Ta võib piirata kütusevarustust, karistada poliitilisi operaatoreid, hirmutada välisettevõtteid, isoleerida sõjaväelasi, survestada panku ja sundida Havannat kulutama oma vähest jõudu ainult selleks, et hoida tuled põlemas ja toit laual. Uued sanktsioonid kinnitavad seda strateegiat. Washington sihtis 11 Kuuba ametnikku, sealhulgas isikuid, kes on seotud poliitika, sõjaväe, politsei, luure ja kommunikatsiooniga. See ei ole sümboolne sanktsioon pelgalt esindusfiguuride vastu, see on otsene rünnak režiimi püsimist tagava aparatuuri vastu. Politsei kontrollib tänavat. Luure jälgib opositsiooni, kommunikatsioon kontrollib narratiivi, sõjavägi kaitseb tippjuhtkonda. Kui Trump sihib neid sektoreid samaaegselt, ei avalda ta lihtsalt moraalset survet, ta lammutab diktatuuri sisemist kaitsesüsteemi seest poolt. Ameerika valitsus õigustas pealetungi, öeldes, et kommunistlik eliit seab esikohale oma huvid, samal ajal kui Kuuba rahvas maksab selle eest. Samuti süüdistas ta Havannat selles, et see lubab saarel välisriikide luure, sõjalisi ja terroristlikke tegevusi. See osa ongi kõige olulisem riikliku julgeoleku narratiivis. Kui Kuuba muutub Washingtoni silmis Ameerika Ühendriikide vastaste baasiks Kariibi mere piirkonnas, ei ole tegemist enam ainult inimõigustega, vaid territoriaalkaitse küsimuseks. Havanna tundis lööki ja reageeris ähvardusega. Miguel Diaz-Canel ütles, et iga Ameerika sõjaline tegevus põhjustaks veresauna ja tooks kaasa tagajärjed piirkondlikule rahule. See näitab meeleheidet. Kindel valitsus ei pea muutma iga survet sõjaähvarduseks. Kuuba režiim teab, et sisemine olukord on halvenenud.
teab, et rahvas on väsinud ja teab, et kui Washington jätkab energia, rahandus ja logistika surve tugevdamist, siis revolutsiooniline retoorika ei maksa arveid, ei pane külmikud tööle ega too toitu lauale. Humanitaaraabi saabumine asetab Kuuba alandavasse olukorda. Režiim üritab müüa vastupanu ideed, kuid võtab vastu hädaabi saadetisi, et tulla toime nappusega. Üritab rääkida suveräänsusest, kuid sõltub teistest valitsustest, et kriisi leevendada. Üritab süüdistada Trumpi agressioonis, kuid ei suuda varjata, et saar on kaotanud võime end ise ülal pidada. Ameerika surve toimib just seetõttu, et see tabab diktatuuri kõige nõrgemat kohta, lõhet ametliku propaganda ja tavalise kuubalase raske elu vahel. See samm saadab sõnumiga teistele piirkonna riikidele. Need, kes varustavad Kuubat, rahastavad Kuubat või aitavad Kuubat kaitsta, võivad sattuda sihikule. Trump muudab saare lojaalsuse proovikiviks lääne poolkeral. Naaberriikide valitsustele on küsimus nüüd lihtne. Kas nad aitavad piiramisrõngast diktatuuri või väldivad vastasseisu Washingtoniga? Nii vähendab Valge Maja Havana manööverdamisruumi, ilma et peaks esimesel päeval sõjalist operatsiooni välja kuulutama. Kõige ohtlikum punkt Kuuba jaoks on see, et selline surve loob tee eskalatsiooniks. Kõigepealt tuleb finantsblokaad, siis tuleb energiasurve, seejärel sanktsioonid sõjaväe ja luure vastu ning lõpuks riikliku julgeoleku õigustus. Kui Havana reageerib provokatsiooniga, saab Trump õigustuse tooni tõsta. Kui Havana jääb paigale, jätkub sisekriis, mis sööb saart seest poolt. Kuuba elanikkond satub selle kokkupõrke keskele. Associated Press näitas elanikke, kes reageerisid abi saabumisele lootusega, kuid samas ka pettumusega varasemate viivituste pärast. See paljastab režiimi jaoks ebamugava reaalsuse. Rahvas ei ela loosungitest, vaid toidust, energiast, ravimitest, transpordist ja hügieenist. Valge Maja teab, et otsene sissetung tooks kaasa poliitilisi, sõjalisi ja diplomaatilisi kulusid. Seetõttu tundub Trumpi lähenemine jahedam. Esmalt lämmatada, siis nõrgestada, sundida režiimi eksima ja alles siis panna karmimad valikud lauale. See on hoiak, mis paneb Kuuba tunduma üha lähemal suuremale kokkupõrkele. See pole lihtsalt plahvatuslik sõnavõtt. See on praktiline tegevuste jada, mis katkestab kütusevarustuse, isoleerib ametnikud, ähvardab tarnijaid ja näitab Havannat haavatava saarena. Nüüd sõltub kõik sellest, kuidas režiim reageerib. Kui Diaz-Canel panustab veelgi rohkem ja püüab muuta sisekriisi mobilisatsiooniks Ameerika Ühendriikide vastu, võib ta kiirendada vastasseisu stsenaariumi. Kui ta nõustub järeleandmistega, tekitab see kriisi kommunistliku eliidi sees. Kui ta jätkab abilaevadest sõltumist, kinnitab see maailmale, et Kuuba on juba kaotanud taganemisvõime ja vastu pidada ilma abita. Trump pani Havana sellesse kitsasse olukorda. Kas režiim muutub või upub isoleeritusse? Või annab põhjuse Ameerika Ühendriikide tugevamaks sekkumiseks? Mina olen Milson Alves, globalist, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnas veelgi aktiivsem.